Tänan, hea juhataja, head kolleegid ja kõik, kes meid jälgivad. Võisime täna lugeda PPA peadirektori ja Päästeameti juhi artiklit sellest, kuidas ja mida toob kaasa Rootsi vangide Tartusse toomine tööjõuturule. Ma olen selle menetluse käigus korduvalt välja toonud, et olukorras, kus meil on juba aastaid pidev inimeste kriis nii Kaitseväes, Kaitseliidus, PPA-s, päästes ja tegelikult võib ütelda, et tervikuna erinevates jõustruktuurides, siis lisaks sellele, et see Tartusse välisvangide toomine on üleüldse üks väga halb idee, siis vaadatakse täielikult mööda sellest, et tegelikult konkureeritakse selle 250-300 valvuri võtmisel täpselt nende jõustruktuuride personalile, keda meil juba täna tegelikult puudu on ja mis on juba suur probleem. Ja otsapidi tegelikult ma ütleks, on ka huvitav ja saab siia siduda ära selle, et meil räägitakse üha rohkem naiste võimalikust või vajalikust kaitseväkke võtmisest. Ja siin ametnikud juba ütlevad, et küsimus ei ole selles, et kas, vaid millal. Et olenemata sellest, et poliitikud pole aruteluga sinnamaane veel jõudnud, siis tegelikult see on ka üks koht veel, kus me tekitame ise kriisi olukorras, kus Eestil need vange tegelikult vaja ei ole ja hakkame veel võtma ära tööjõuturult neid inimesi, kes tegelikult peaks meie muudes jõustruktuurides olema oma panust andmas. Nüüd kohtusüsteemi koormus. On räägitud ka sellest ja püütakse pisendada seda võimalust, millise koormuse see tegelikult lisab meie kohtusüsteemile. Ja siin on täna väga häid sõnavõtte olnud ja palju erinevat tahke juba avatud, aga kindlasti ei saa vaadata mööda sellest, et me tekitame niigi täna hädas oleva kohtusüsteemile uue ja täiesti fundamentaalselt võõra probleemi hakata tegelema Tartu vanglas välisvangide probleemide lahendamisega. Ja neid kahtlemata tuleb ka Eesti kohtusüsteemis lahendama hakata, mitte küll kõiki, aga seda on ka välja toodud, et kindlasti see probleem kaasneb. Nüüd arstiabi. Me teame ka seda, et meil ei ole riigis arstiabiga lood mitte hästi. Ja ka arstiabi on üks järgmine ja meditsiiniabi on üks järgmine asi, mida kindlasti Tartu piirkonnas ka Tartusse välisvangide juurde toomine hakkab mõjutama ja loomulikult mitte positiivses suunas. Maine. Me täna teatakse Tartut kui väga ilusat armast ülikooli linna. Aga võime üsna kindlad olla, et pärast Tartu vangide siia toomist hulk neid probleeme, mida siin on ka nende külastajatega ja mainega tervikuna, saab Tartule omaseks. Ja varsti ongi nii, nagu öeldi siin tabavalt enne, et kui enne räägiti Rootsi kardinatest, siis hakatakse Rootsis ja mujal Euroopas rääkima Eesti kardinatest või Tartu kardinatest, mille taga istuvad moslemi vangid. Siin on juttu olnud sellest, et kui ma olen küsinud, et miks ei võiks sotsiaalteenused hakata pakkuma Tartu vanglas, mille probleem ja häda tegelikult meil on ja erihoolekanne vajab ruume, siis siin täna ettekandja komisjoni poolt ütles ka, et see kuidagi arutasime, aga nagu väga hästi ei sobi või siia sinna. Mis jutt see on, et täna Patarei vanglast teeme väga ägedat hoonet. Me teame Euroopast ja maailmast küll kõik võimalikke erinevaid hooneid on tehtud eluhooneteks, avalikeks hooneteks. Mis jutt on see, et ei saa teha Tartu vanglast sobivat hoonet sotsiaalteenuste või erihoolekande pakkumiseks, kus juures täna me hakkame nagunii ringi ehitama mitte väikse raha ees ka Tartu vangla ruume selleks, et nad vastaksid Rootsi normidele. Sinna läheb väga palju raha. Ja peab ütlema ka seda, et kogu selle menetluse käigus on tegelikult manipuleeritud siin kuludega ka, et ka majanduskomisjonis oli sellest juttu ja tegelikult ega need kulud on toodud ka välja siin tihti kogu selle Tartu vangla kompleksi peale, aga tegelikult ei ole need kulud nii suured, kui see hoonega mõnda aega peaks tühjana seisma. Ja kokkuvõttes tahan öelda, et 13% valitsus ei tohi sellist otsust vastu võtta ja need saadikud siin saalis 9 kuud enne Riigikogu valimisi olukorras, kus tegelikult on selgelt ära öeldud enamike opositsiooni erakondade poolt, et see otsus keeratakse tagasi. Aitäh!
Aitäh!